olen jah kutsutud uurima just ütleme siis, mis on tema suutlikkus. Eks ole, ma väljendan seda natuke võib-olla natuke erinevalt, aga tema suutlikkus on nüüd teinud ka mind ja sind imeliseks, armastatuks, et sinul on nüüd selle tõttu kõik hästi ja ta on oma teo tõttu sind nimetanud ju ka uue nimega või sa oled saanud täiesti uue olemuse ja sellepärast seda nüüd küll ühest küljest väljendatakse, aga siis tuuakse sisse see teine pool, aga selle ta on nüüd täiesti kõrvaldanud ja see on nii võimas väljendus, enne kui ta ristile läheb ja seda on väljendatud erinevalt, aga üks väljendus on see, et nüüd kohus käib üle selle maailma ja ühest küljest võime ka niimoodi väljendada, et õhuvalla vürst jah tõugatakse välja, aga ka kogu, ütleme, see valu, häda, mis oli siis selle kaose tõttu selles maailmas, ka see kõrvaldati. Aga vaata, kuna täna meie usk on võib-olla mõnes mõttes piiratud, siis ka seda valu ja kõike seda, veel mingil määral on, aga vaata selles päevas ei peaks enam olema mitte kõige väiksemal määral leinamist ja kõike seesugust asja, sest kus see tuleb ikkagi ju sellest vanast tasandist, aga see on ju kõrvaldatud ja sellepärast Jumala lastel on alati rõõm kokku tulla ja alati on põhjust rõõmutseda ja vaata, me küsime täna ka, mu käest küsiti, kuidas läheb. Jah, üks asi on nüüd see väline pool, seal on nüüd ütleme nii ja naa, ma mõtlen seda, mis selles nähtavas on väga erinev, aga kui me lähtume nüüd sellest vaimsest tasandist, seal on nüüd alati kõik väga hästi, isegi siis on hästi, kui välispidi ei ole hästi, on alati hästi. Vaata see mõte või see olukord oli ju ka apostel Paulusel ja Paulusel oli ju niimoodi, et tal ei olnud hästi, kui me niimoodi võtame väliselt, sest vaata, Jumal ütleb oma sõnas, et ma näitan talle, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama ja väline olukord ei olnud hästi, aga ometigi tal oli olukord ülihästi, sest vaata, meid ei ole kutsutud niivõrd käima selle nähtava järele, kuigi vaata, meil on vaja tarkust ka siin üksteist toetada, üksteist aidata, üksteisele kaasa tunda ja saada ka nendest välistest olukordadest aru, kus me nüüd oleme ja üksteist just aidata. Aga eelkõige meid on ju kutsutud vaimses nüüd toimima ja kui me nüüd kokku tuleme, siis me peame eelkõige just väljendama või esile tooma seda, mis siis nüüd see vaimne reaalsus on. Ja oota, selles vaimses reaalsuses nüüd ta ütleb, et seal on nüüd õhuala vürst välja tõugatud ja selle tõttu nüüd ei ole enam mitte mingisugust hukkamõistu ega süüdistust, sest ta on välja tõugatud. Ainult on nüüd see, kui mu meeldes ei ole nüüd täiuslikkust või meeleuuendus ei ole olnud täiuslik, ma väljendan seda nii, siis teatud viisil saab sisse pugeda meelte kaudu veel niisugust asja, kus me peame siis nagu õhuvalla vürstiga
või süüdistusega või kuidas me seda väljendame, mingil määral võitlema, aga tegelikult ta on välja tõugatud, ta on ära võidetud, ta on hävitatud. Sellepärast sõna ütleb Philippi kirjas ka, et ta on tehtud kõike avaliku pilke aluseks. Jumal on Kristuses võidutsenud tema üle ja vaata, see on nii pöörane, et sinule on sellest hetkest, kui sa oled uuesti sündinud, sulle on antud täiuslik puhtus, õigsus. Ja ma alati tsiteerin seda Hebra 10:14, seda väljendit, et ta on ühe ainsa ohvriga teinud sind jäädavalt täiuslikuks. Igavesti jäädavalt. Kujutage ette, kui lihtne väike mõned sõnad selles lauses, aga kui võimas väljendus. Ta on ühe ainsa ohvriga teinud sind jäädavalt. Vaat jäta see, võib-olla mõned sõnad, kui vaim ilmutab, vaata need sõnad hakkavad helisema. Ja kui vaim ilmutab, siis need sõnad sind saadavad. Ütleme nüüd, satud igasugustesse olukordadesse, siis isegi selle sõna väe tõttu, isegi meie meeltes ei saa segadust olla, sest see sõna kannab, see sõna valitseb. Ja nüüd on seal ma võtan korra selle lahti, see on, ma olen seda nii palju lugenud, aga vaat kui teatud sõna omab, tegelikult kõik Jumala sõna omab Jumala väge. Ja vaata selles olukorras sind ongi nüüd ülendatud ja sinu elus selles osas, kus sõna valitseb, ei saa mitte mingisugust kaost olla. Ja sellepärast siin on hästi vahvalt, ta ütlebki, sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad, jäädavad, lõplikult, täiuslikuks. Vaata, hästi lihtne lause, aga me tihtipeale, võib-olla on nii, et me teame, et vaata, seal on nii, aga vaata see sõna nagu, nii palju ei kanna, siis tuleb üks löök või üks selline olukord ja siis, ja vaata, kui sa selle sõnas püsid, vaata, nüüd tekib selline küsimus, kui palju õpetatakse nagu meelt parandama ja andeks paluma. Ma mõtlen praegu nagu Jumala käest. Vaata, aga nüüd tekibki selline dilemma, et kui sa kõnnid selles sõnas, et sind on jäädavalt lõplikult tehtud. Aga ma saan aru, et see kõik on nüüd usu küsimus ja me võitleme eri tasanditel usuvõitlust ja siin ongi meie toimimine nüüd erinev, aga see on hästi võimas mõte, et jäädavalt, lõplikult on ta teinud sind täiuslikuks. Et isegi nüüd, kui ma oma meelte tõttu kuskil koperdan ja midagi juhtub nagu negatiivset, siis tegelikult tema olemises olen ma jäädavalt täiuslik. Et mul tuleb võtta vastu armu peale. Aga nüüd, kas ma suudan alati näha seda ja tunnetada seda armu, mis on igas hetkes minu poole ja minu heaks toimimas. Et isegi kui ma tulen nüüd issanda ette, nüüd selles hetkes ja mul ei ole seda usumõõtu, siis ma selles usu puudulikkuses ju ütlen issandale, issand, anna andeks. Ja nüüd tihtipeale, kui ma niimoodi palun ja nüüd usun, et ma olen andeks palunud, et siis mul on ka andeks antud. Aga nüüd, mis ma tahan öelda, et püüdke must aru saada, tegelikult see oli juba enne andeks antud. Aga nüüd selles, et ma tulen
mu usk saab mulle endale vabastatud ja ma lihtsalt nüüd usun, et see on andeks antud. Aga ta on andeks antud. Ja Kristuse tõttu. Jah, aga vaadake, sellepärast Apostlite tegude raamatus on öeldud, et nad võtsid armu ja küllust või armu peale. Et ma pean lihtsalt olema armuline endale, et see on juba tema poolt tehtud, sest temal ei ole seda tasandit, kus ta enam midagi nagu, jah, sest see on kõik antud ja sellepärast see sõna 10:14 on väga võimas, just mis ma tahtsin enne rõhutada, see jäädavalt, lõplikult. Vaata, jah, vaata, laulude kuu algab ju sellise mõttega, et kes istuvad ja mõtisklevad tema käsuõpetuse üle, siin nad on nagu puud, mis on veojaade äärde istutatud ja on lopsakad ja vilja kandvad ja kui ma nüüd nagu mõtisklen selle sõna üle, siis korraks hakkad üldse aru saama, et huvitav, mille eest me nagu andeks palume. Ma saan aru, et ma praegu nüüd seda väljendan ja see võib kellegile, sest kui sa ei ole seda mõtisklenud, siis tegelikult see võib tekitada väga palju segadust. Ja sa võid praegu mõelda nüüd minu suhtes, et see on täiesti uus õpetus. Ja tegelikult see ei ole uus õpetus. Aga ma ei ole, kuna ma seda ei näe, siis ma peangi ikkagi andeks paluma, et saada rahu. Sest kõik asi toimib usu mõõtu mööda. Aga ma toon nüüd selle, jälle ma kordan seda, et aga see on jäädavalt, sulle on antud andeks. Sind on tehtud jäädavalt, lõplikult, täiuslikuks. Vaadake, ja sellepärast on, kui me nüüd mõtiskleme, siis on hästi palju seda erinevust, sest tihtipeale minu enda mõtteviisis on nii palju veel lihalikku või seda inimlikku meeleala, kus ma olen pimeduse poolt lollitatud ja kinni püütud. Ja sealsamas nüüd sõna ütleb, ma võtan veel ühe koha, see on vist nüüd Rooma kirjas on veel öeldud ühte, toodud siin teatud mõte. Ma lihtsalt võtan siit, see on vist Rooma 6. Jah, 2 salmi, 8, võtame isegi 18. Siit ta räägib nüüd, võtame 17. Aga tänu Jumalale, et te olite küll patuorjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele. Nüüd ta mõtleb siin seda Rooma 6. peatüki algust, kus ta nüüd räägib, et see kõik vana on läinud. Ja siis ta ütleb, et saanud kuulekaks sellele õpetuse väljendusele, millesse teid on juhatatud. Ja nüüd 18 salm. See on nüüd Rooma 6, 18. Et see on nüüd see õpetuse väljendus, kuhu teid on juhatatud. Ja vaata nüüd see on ülioluline, see on see sama mõte nüüd. Ja patust vabastatununa olete saanud õiguse teenriteks. Et sind on tehtud jäädavalt lõplikult. See ei ole sõltuv sellest, kuidas on sinu suutlikkus. Siin ei ole sinu suutlikkusega mitte midagi tegemist. Siin on tegemist tema võiduga, tema lõpetatud tööga, mis on kehtestatud sinu ellu. Nüüd, kui sa hakkad seda nägema, siis sa hakkad vabanema, millest iganes. Kõik muutub
täiuslikkuse poole. Vaat sellepärast see sõna ütleb, teine sõna ütleb jälle, kes katmatu palgega vaatleb tema au hiilgusesse. Kes katmatu palgega vaatleb tema au, muutub aust ausse ja väest väesse. Et vaata, kui sa jälle nagu mõtiskled, siis on jälle see, mida ma kogu aeg rõhutan, mis on väga mu südames. Küsimus ei ole meie suutlikkus, inimlik suutlikkus. Küsimus on tema vaatlemine. Kes vaatleb teda, see muutub aust ausse, väest väesse. Ja et sellepärast nüüd ma inimlikult ei peaks absoluutselt, vaata see on nagu, noh, vaata see nüüd jälle nagu kostub käsu nagu õpetuse vastu, sest noh, nagu see ütleb, et ma peaksin kogu aeg nagu midagi oma elus kogu aeg maha panema või tegema või korraldama, sest seda poolt on hästi palju rõhutatud. Aga teisest küljest jälle, kui me vaatame Rooma 7. peatükki, siis inimene ju oma inimlikkuses ei suuda mitte kõige vähemat. Ja teisest küljest jälle Galaati kiri ütleb väga selgelt, muidu oleks Kristus ilma asjata surnud. Kui me inimlikult midagi suudaksime, siis Kristus oleks täiesti ilma asjata surnud. Aga kuna me inimlikkuses, noh, seda on ju nii palju väljendatud, ei suuda midagi. Sellepärast Jumalal oli hea meel Kristuses korraldada üks väga imeline toiming, et see oleks nüüd kõik armust usu läbi. Ja see väljendus mitte midagi sinust. Ja kui ma nüüd nagu seda lihtsat tasandit hakkan oma mõtteviisis, hakkan aru saama, siis see on päev, nagu prohvet Jeesaja ütleb juba, nagu selline nagu lõikusajal. Nad pidutsevad ja ilutsevad sellest nagu lõikusajal, otse kui saaki jagades. Noh, see on selline vanatestamentlik piibli pildikeel, et see saagi aeg, saaki ja pidupäev, see oli nagu niisugune, mida oodati, mis oli väga tähtis, otse kui saaki jagades, otse kui pidutsedes, sest see saladus, mis nüüd Jumal Kristuses korraldas, on ju sinu ülendamine. See on ja teisest küljest me peaksime ainult nüüd täna tegelema selle tema lõpule viidud toimimisega, selle saladusega, et sind on jäädavalt lõplikult tehtud oma isa lapseks, oma isa armastatuks. Sest vaata, me ei saa mitte midagi enam rääkida, isegi, vaata, see on, ma ei taha võib-olla seda kohta nüüd väga rõhutada, seda andeks palumise küsimusest, et igaüks võtku väga vabalt, kes meid ka kuulevad väljaspool, et see on usu küsimus aga mu mõte on see, et kõik on juba korraldatud, kõik on andeks antud. Vahel võib ju ka nii olla, et ilmselt me oleme ka siin seda kogenud oma usuelu alguses, et võib-olla sa oled usuelu alguses mingi aeg andeks palunud midagi. Aga nüüd tuleb niisugune vaenlase surve ja vaenlase niisugune pimeduse rünnak, et kas sa oled ikka andeks saanud. Või teine asi, et kas sa ikka oled õiget meeleparandusvilja kandnud, et vaata, need asjad tulevad teinekord sellise surve all ja siis ma mõtlen, kas mu nüüd püüdlus ja mu tegu on olnud täiuslik. Aga
küsimus ei ole üldse enam selles, sest täna nüüd ju me kuulutame tema lõpule viidud, me kuulutame tema võitu ja me oleme täna osalised tema võidust osa saama, sellest kõndima. Ja sellepärast ma kogu aeg väljendan seda, et küsimus ei ole ju meie suutlikkuses, küsimus ei ole võimekusest, meie võimekusest ja selles on niisugune ilu ja sellepärast vaadake, sellepärast nüüd see 6-18 ma veel kordan, see kehtib meie kõigi kohta, absoluutselt meie kõigi kohta ja patust vabastatununa olete saanud õiguse teenriteks. Tegelikult seda ei väärata mitte miski, sest Jumala võit, isa võit Kristuses on olnud nii võimas, et seda me ei saa kõigutada ega hävitada. Aga ma saan aru, et kui mul ei ole nüüd usku või seda nägemist, siis noh, sa saad mulle öelda selle vastu, sest kõik toimib usu läbi. Ja sellepärast ka kristlaste keskel on hästi palju niisugust tihtipeale vaidlemist ja segadust ja sellist õige või vale. Jah, sest meil on täna, kõik toimib meie südame usu läbi. Aga see on ülioluline, see mõte ja patust vabastatununa. See on igavesti jäädavalt. See on ülioluline. Nüüd järgmine 22 sain jälle taas. Aga see nüüd baseerub Rooma 6. peatüki algusele. Ütleb nii. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust, see on jäädavalt lõplikult, olete saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igavene elu. Et noh, ja seda väljendust on nüüd Pauluse kirjades hästi palju, et Jumal tuli, isa tuli Kristuses ja ta jäädavalt võidutses kõige selle kaose üle, mis selles maailmas oli. Sellepärast on see huvitav väljendus, ma mõtisken selle väljenduse üle, et nüüd tõugatakse välja selle õuala vürst ja üle maa nüüd toimub kohtumõistmine. Ja nüüd me kõik, kes me oleme issanda juurde tulnud, me oleme läinud kohtumõistmise alt läbi. Ehk kogu patt ja vana inimene mõisteti hukka. Mõisteti hukka Jumala vihas, Jumala raevus. Et ta on hävitav tuli. Kogu see tasand lõpetati. Ja nüüd see Jumala raev ja Jumala viha ja kõik see on nüüd Jumala armastuse tuli, mis lõpetas ära. Ja sellepärast meil ei ole enam õigust pöörduda tagasi vana selle tasandi juurde. Vaat sellepärast ta ütleb, et emis läheb uuesti porri ja nagu koer läheb jälle oma nagu okse juurde. See on just pilt sellest või võtame siis jälle selle, et ma olen seda enne jaganud, aga see on jälle pildi keel, et me tegelikult saame aru ja sellepärast on ülioluline nagu mõista tema seadusandlust, mida ta nüüd armastuses minu ja sinu vastu korraldas ükskord ja lõplikult ja igaveseks. Sest me küll kristlikus tasandis tihtipeale seda nagu, see käib läbi, seda väljendatakse, aga millegipärast, kui on midagi juhtunud, me jälle nagu tegeleme sellega. Ja nagu
fookus läheb see välis. Võib-olla on isegi nii, et kui on väiksemad asjad, me võib-olla oleme juba nii palju usus, et ei tee sellest enam nii väga palju. Aga kui on midagi natuke suuremat, siis jälle nagu püüame. Jah, et see on, aga ma saan aru, et kõik toimib täna usu läbi. Kõik on usupõhine. Ja sellepärast mina ei saa ju öelda, et kui sina võitled teisel tasandil, et see on nüüd paha või vale. Ei, absoluutselt. Kõik on õige, kus me keegi iganes võitleme. Aga nüüd meil on vaja näha Jumala teed, et tõusta selles usu võitlemises kõrgemale. Sest kui me tõuseme kõrgemale, siis enam kaos ei saa meid tabada nii lihtsalt, nii kergelt. Ja sellepärast Galaati kiri, mulle see koht tohutult meeldib, et me ei pea jälle nagu tagasi pöörduma. Ja siin on väga ilus väljendus on just, et ja me ju ristimises ka oleme kogu tunnistanud seda isa teguviisi või isa korraldust, mida ta on toimetanud Kristuses meie heaks. Et kogu see vana inimene ühes selle kaosega on maha maetud. See on lõpetatud. Ja sellepärast ta nüüd ütleb, et see on igavesti maha maetud. See on lõplikult maha maetud. Aga nüüd on niimoodi Galaatia 2:18 on niisugune väljendus. Ja see on jälle tagasi pöördumine. Sest kui ma ehitaksin jälle üles selle, mille ma olen maha kiskunud usu läbi, ristimises. Kui ma olen maha kiskunud, siis ma näitan ennast olevat üleastuja. Ehk kui ma tagasi pöördun vana selle tasandi juurde, mis on maha kistud, siis ma teen ennast üleastujaks. Või ma näitan ennast olevat üleastuja. Kuigi ma ei ole seda enam, aga kuna ma ei ole usus, siis vaenlane saab öelda, et mis oli ja ma vaatan valesse kohta, ma vaatan vana inimese peale, vana inimese toimimise peale ja jälle olen hukka mõistetud või olen hävingus. Ja sellepärast ütleb siin edasi, et ma näitan ennast olevat üleastuja, sest ma olen Kristuse seaduse läbi ehk tema korralduse läbi seadusele surnud, et elada Jumalale. Ja seadus on ju jälle ainult vana inimesele. Ära puutu, ära maitse, ära tee nii või tee naa, mis iganes need korraldused. Vaat seepärast Kolossa 3 või oli see Kolossa 2:20 ütleb ka, et kui te olete surnud maailma algjõududele, miks te siis nagu elaksite alles selles maailmas? Sind on surmatud, aga nüüd oma meeldes ma ikka elan selles maailmas, mis on üles ehitatud siis seadustele ja korraldustele ja tekitan endale nii palju südant torkavat valu ja hävingut, kuigi ma ei peaks seda enam kandma. Selle tõttu on nüüd nii kallis juurelda ja mõtiskleda selle isa väelise korralduse üle, mida ta Kristuses teostas. Ja sellepärast, et ka Vana Testamendi prohvetite kohta on öelnud, et kui nad nägid Kristust tabavat kannatust ja sellele järgnevat austust, siis oli meeletu juurdlemine ja uurimine sellest ajastust, mis see ajastu küll toob. See ajastu tundus neile nii imeline, et kuidas on võimalik
käia noh, kus kõik patt, kõik on läbi, on kõrvaldatud ja noh, vaat siin ta ütleb jah, et ma olen Kristuse seaduse läbi siis surnud, et elada Jumalale, sest vaata, prohvet Jeesaja ütleb ka mulle väga meeldib, et ta teeb kõrbessegi tee ja seal ta ütleb niisuguse huvitava lause, mis jälle võib-olla eksitab, kui me nagu seda ei näe vaimselt, et ükski rüve või ebapuhas ei kõnni sellel teel. Sest sellel teel kõnnivad ainult pühad, aga ainult need, kes on nüüd Kristuse lõpetatuses, kõnnivad usu läbi. Et seal ei ole mitte nüüd see, et noh, vastasel juhul, kui me võtame seda noh nii, siis mitte üks inimene ei saaks sellel kõndida. Noh, kui niimoodi võtta. Aga nüüd meid kõiki on kutsutud sellel teel kõndima. Ja me kõnnimegi sellel teel. See on noh, väga võimas. Ja siin ta ütleb, et ma olen seadusele seadus läbi siis surnud, et elada Jumala. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Vaat see on nii kallis, et me ei saa enam üldse pöörduda endist asjade juurde. Me ei saa üldse enam rääkida endisest ajastust, sest see on risti löödud, see on ära lõpetatud. See on nüüd ristivõit ja mida rohkem ma seda nagu tunnetan pühavaimu läbi, siis seda kallim on isa armastus mulle. Sest see on nüüd toonud lapseseisuse, milles ma võin täie julgusega siis rõõmutseda, ilutseda, oma käed tõsta, oma käsi plaksutada. Noh, kuidas iganes nüüd need piibli väljendused on, sest see on nüüd igas hetkes toimib. Ja seda ei muuda meie nüüd, noh, ma jälle väljendan, mis iganes, kuidas iganes, mitte miski ei muuda. Ja siin ta ütleb ja peale seda 20. salm ütleb kohe nüüd, noh, ütleb kohe nüüd selle üliolulise väljenduse. Nüüd, sellest hetkest ma mõtlen, kui Kristus on risti löödud. Nüüd ei ela enam mina. Ei ela enam, noh, kogu see inimlikkus, kes selles kaoses osa noh, võttis, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja Kristusega on minus kõik hästi, igas hetkes hästi. Sellepärast ta ütlebki, kes on Jumalast sündinud, Johannes 1:3-9 ütleb, kes on temast sündinud, ei saa ega ei või enam patustada. Ja see on lõplikult kõrvaldatud, see on lõplikult lõpule viidud. Ja siin ta ütleb väga ilusasti, veel ütleb edasi, et jah, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, lihas, noh oma inimliku, noh lihas kõlab pahasti. Noh, ihus on jah, ihus on parem väljendus, selgem väljendus. Mida ma elan nüüd ihus, seda ma elan usus. Usus Jumala pojasse, kes mind ja sind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu ja sinu eest. Aga vaata, kui tähtis on nüüd, nagu Juuda ütleb, kui tähtis on usuvõitlus. Et ma võitlen nüüd seda tõe usu eest, mis on kord pühade kätte antud. Ja kui ma nüüd sealt lahkun, siis ma kohe olen üleastuja. Sest vanal tasandil, ma olen kohe vee all. Noh, kui me niimoodi väljendame. Vanal tasandil, noh, ja isegi vanal tasandil kõige moraalsem või kõige suutlikum inimene on, noh,
seaduse ees läbi kukkunud. sellepärast mul see Rooma 2 väga meeldib, ei ole ainsatki, kes midagi suudaks või midagi teeks, et kogu maailm oleks üleastuja või süüdi. see on hästi vahva väljendus ja ma võtan veel korra selle Hebra kirja ja vaata, siin on nii ilusasti, ütleb veel, ta kordab siin seda väga erinevalt, aga ütleb niimoodi, et ohvritega siis tuletatakse igal aastal patte meelde, sest on võimatu, et ärgade sikkude veri võtaks patud ära. seepärast Kristus ütleb maailma tulles, tapaohvrit, roaohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud. põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud sulle meelepärased. siis ma ütlesin, vaata, ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud, tegema sinu tahtmist, oh Jumal. nüüd 8. salm, esmalt ta ütleb, tapaohvrid, roaohvrid, põletusohvrid, patuohvrid, ei ole sa tahtnud. ja vaadake, see on väga huvitav väljendus. ega ole need olnud sulle meelepärased. ja nüüd huvitav, siin lõpuosa ütleb, kuigi neid ohverdatakse seaduse järgi. nüüd, kui ma olen veel oma meeltes, mõtetes seaduse sees, siis ma ikka püüan oma elu ohvriks nagu tuua või saavutada või midagi tõestada. ja sellepärast ma lugesin tänagi niisugust ühte huvitavat raamatut mulle tütar kinkis ühe vaimuliku raamatu ja siis mul oli aega ja ma sirvisin ja see oli nii huvitav oli seda vaadata, et ühest küljest ta toob mingil tasandil esile armu poole ühe külje pealt, mis on iseenesest ilus, aga sealt samas ta jälle teisest küljest väljendab nüüd, kui palju ma pean meelt parandama, mida ma pean nüüd tegema ja saavutama, ikka toob selle ohvri teenistuse sisse. ja nüüd ometigi see ei lase mul ilutseda, juubeldada, alalises rõõmus, rahus olla, sest miski on alati puudu. minu toimimine ei ole kunagi piisav. siis hakkab nagu hukkamõist. ja sinna sisse tulebki hukkamõist ja süütunne ja nüüd selle vastu me nagu kuidagi lihtsalt, ma saan aru sellepärast ja ma nagu ei ütle, et ma olen kaugel ära, et öelda, et seal midagi on valesti, sest et see on usuvõitlus, sest inimene peab ju selle tasandiga võitlema, kus ta on, aga seal tuleb nagu hukkamõist ja kõik see süütunne tuleb sisse ja nüüd selle peale ma püüan jälle sealt nagu välja tulla just sellega, et nüüd ma pean nagu meelt parandama ja see meeleparandus ongi nüüd see, et mu pilk on jälle endiste asjade juures, selle vana inimese peal, aga selles on nüüd tohutu ilu, et ta ütleb, see ei ole meelepärane, kuigi neid ohverdatakse seaduse järgi. ja siis ta ütleb, vaata, ma tulen tegema su tahtmist. ta kõrvaldab esimese selleks, et kehtestada teine. ja nüüd ütlebki 10. salm kohe peale seda, selles samas tahtmises, selles teises tahtmises oleme meie, oled sina pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse alatise ohverdamise läbi. Vaat kui ilus, et ma ei pea enam sellelt alalt mitte kunagi lahkuma ega seda ala kaotama. Vaat see peaks nagu meie
teadvuse läbima, et see on alatine, see on jäädav. et esimene, vaata, esimene oli nüüd see, kus ma seaduse läbi olin nagu läbi kukkunud. ja kõik see oli ehitatud nüüd sellele, kes seda täidab, elab selle vara. see oli nüüd kõik ehitatud inimvõimekusele. ja sellepärast Heebrea kirjas, kui ta räägib, et see vana on raugastumas, vana on lõppemas ja sellepärast siin ta ütleb ka seda natuke teisel viisil. Siis ta ütleb 9, siis ta ütleb, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist. Ta kõrvaldab esimese selleks. Vaat seal on nüüd selles esimeses, noh, ma väljendan, on nüüd meie kõik probleemid. Sest seal nüüd ma ei vea välja, seal, noh, ma ei ole piisav ja täiuslik, et kehtestada teine. Ja selles teises on kõik nii hästi, et me ei saa enam mitte midagi juurde lisada sellele teisele. Ja sellepärast on vaja nüüd selles püsida, selles samas tahtmises oleme meiegi pühitsetud. Jeesuse Kristus ihu ühekordse ja alatise ohverdamise läbi. Ja siin ta nüüd seletab ja räägib nüüd sellest toimimisest, missugusesse ausse meid on toodud. Ja sellepärast ta ütleb ka, et sellel esimesel oli oma auhiilgus, sest vaadake, isegi kui ta hukka mõistis, isegi kui ta süüdistas, siis ta süüdistas ja mõistis ju hukka vana inimese. Täpselt. Ta ei ole ju inimest hukka mõistis. Sellepärast sellel oli oma auhiilgus. Aga ometigi kogu selle ajastu eesmärk oli kehtestada uus ajastu. Ja sellepärast ka vaata, kui te loete Vana Testamendi prohvetid, siis kõik prohvetid, kes nägid Kristust, tabavat kannatust ja sellele järgnevad, siis kõik nad kuulutasid selle uue ajastu tulekut ja nad kirjeldasid. Võib-olla prohvet Jesaja on kõige selgemini, aga absoluutselt Moosesest alates kõik prohvetid on kuulutanud selle päeva tulekut, selle päeva imelisust, mis nüüd iga inimese ellu kehtestada. Nii väikeste kui suurte ellu ja nad tunnevad mind. Ja nad armastavad mind. Ja see süda, vaata, Jumala isa kogu oma suuruses, ta tahtis teatavaks teha, kes tema on. Ja see kogu teatavaks tegemine on ju armastuse ilmutus, armastuse teatavaks tegemine. Ja sellepärast ma nagu nüüd väljendan, oli nii ülioluline, vaat see kõlab kentsakalt, see oli nii imeline ja nii võimas ja isa südames olev, see ei olnud üldse tragöödia, see ei olnud üldse, vaat seda on võib-olla raske inimlikult sõnadesse panna, see lahutus, mis Eedeni aias toimus, sest selles lahutuses nüüd ta võtab kogu meid kõiki kaugelt eemal ja selles nüüd kõik me, kas me nüüd selles ajastus isegi ütleme, selles ajastus me nüüd ilmselt piiratult tunnetame seda, aga üldiselt ta teeb teatavaks ja vaata, seda on ju raske kirjeldada
ja ilmselt me oleme kõik seda väga palju kogenud kogemuslikkuses, pühavaimu, noh ütleme pühavaimu läheduses, pühavaimu hääles, tema kõneluses. noh, kuidas, kui sõna avaneb, me ju kõik kogeme oma hinges seda, kuidas ta on mind ja sind ülendanud, kuidas ta sind ja mind on teinud oma armsaks, kuidas ta võtab sind ja mind oma embusesse, oma kallistustesse ja sa oled keegi, sa oled väärt, sa oled armastatud. Ja no muidugi me ei saa nagu aru, me saame nii palju küll aru, et see on olnud kõik tema tegu. Aga meil ei ole enda poolt mitte midagi sellele juurde lisada. Kuigi noh, me mingil viisil ikka nagu püüame või tahame aidata või ja noh, ma ütlen, see on siiras ka, sest vaata, kus ei ole veel armu tundmist, kus ei ole veel armu mõistmist. Vaata sellel tasandil ma tahan ju siiralt teda aidata. Ma tahan keegi olla. See võib olla see, et nagu meeldida. Selle armastuse tõttu, selle headuse tõttu, mida minu süda on kogenud, aga ometigi tegelikult ta on selle niimoodi seadnud, et ta ei võta minu tegu, ta ei võta minu seda, mida ma ka siiralt tahan juurde lisada ja võib-olla ma mingil viisil kurvastun või noh, ei saa aru, miks ta seda ei taha, aga kui mu süda nüüd lakkamatult teda edasi otsib ja ta ees on, siis tuleb järgnev aeg, kus ma usun läbi issanda väes, olen tema toimimises ja kus ma saan aru, noh jälle järjekordselt mitte midagi minust, vaid see kõik on tema võit, tema korraldus, mis taevas on pannud või pööranud toimima minu ja sinu heaks. Ja sellepärast nüüd sõna ütlebki seda nii väga ilusasti ja see on erinevalt, ta toob seda esile, aga see on nii imeline, see lihtne väljendus, et ole alati täie julgusega tema ees, noh, et mitte kunagi pimedus mingi süüdistuse või mingi hukkamõistu tulemusena ei saaks meid lahutada sellest võidust, sellest korraldusest. Aga vaat see inimlik meel ja inimlik pilt ikka, noh, vaata, meil võtab see tihtipeale aega, et sellest vabaneda, et noh, püüdke minust nüüd aru saada. Ma väljendan kentsakalt ja ma väljendan seda puudulikult, aga nüüd inimlikkuses halva lapsena ma olen tema armastatud laps vaimus. Vaatamata välisele. Ja vaatamata, sest et noh, kus ma nüüd see halb laps, sest halva lapse mööd, kus see jookseb? Halva lapse mööd jookseb eelnõu meelte ees, käsuseadusest või käsumeelsusest lähtuvalt. Aga seda tasandit ei ole enam. Ja sellepärast Paulus ju ütleb selle võimsa väljenduse, noh, ma olen seda korduvalt jälle väljendanud, aga see on nii mu olemust täitnud. Ta ütleb, kui ta, noh, ma loeksin siit eelnevalt, see on 2 Korintuse 5. Sest need salmid on iseenesest meil teada peast, aga vaata, kui sa nüüd hakkad vaimselt nägema Jumala väe toimimist, siis ühes hetkes ta saab eluks. Sest kujuta ette, nüüd sinule enam ei kehti see lihakorraldus.
noh, mida sa pead suutma, mida sa ei tohi või kõik see, mis anti lihakorraldusena veel vanale inimesele. see enam ei kehti, sest sa oled ju uus olemine, uus loodu ehk Kristusele ei ole antud lihakorraldusi. Kristus on nüüd sinu elu ja seda ei ole sinule antud, sest see kõik anti inimesele, kes veel on siiapool risti või nagu Jeesus, eelmine kord vaatasime, Jeesus tuli, siis ta ütleb niimoodi, et noh, ma olen tulnud Iisraeli ei muude pärast kui Iisraeli kadunud lammaste pärast. Ja siis mäletate see Kaanene ja naine, see on nii võimas lugu. Kaanene ja naine ütleb, aga äkki mõned raasukesed, sest ta ütleb, aga on ju elus ka nii, et kui isandad söövad pidulaudade pealt, siis ikka ju raasukesi kukub koerdele ehk loomadele. Sest ta tuli Iisraeli kadunud lammaste pärast. Ta ei tulnud üldse selles hetkes, ta ei tulnud pagan rahva pärast. Ja Kaaneni naine tunnetas, tal oli seal väga selge arusaamine. Ja siis Jeesus ütleb veel enne, et ei ole ilus, ei ole praegu aeg laste leib võtta. No see on tõlkeviga, miks ta niimoodi. No, aga vaata, eelkõige sa pead seda vaimselt nägema, et see laste leib, see oli määratud Iisraeli siis kadunud lammastele. Ja Kaaneni naine ütleb, et äkki mulle midagi kukub ja see on nii imeline, see mind nii sügavalt vaimus puudutas ja Jeesus ütleb peale seda, et oh naine, sa usk on suur ja sulle sünnib sinu usu mööda või sulle sündigu sinu usu mööda. Mis tal seal oli, kas tal tütar oli suremas ja ta tütar sai sel samal tunnil terveks. Aga just, noh, okei, see imeks, ma seda nagu, see ei ole nagu asi, aga mis mu südant puudutab, selle Kaanena naise taju ei ole veel tema tund, aga tal tütar on suremas. Ja vaadake, Jumal toimis selles tasandis, kus ta tõi esile selle ime. Aga mis mu mõte on see, et Jeesus tuli, rääkis nii palju liha tasandisse. Ja seda on nii oluline näha. Ja nüüd ta ütleb niimoodi, ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Seepärast, et nüüd Kristus on surnud, seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest ehk liha loomuse poolest. Ja vaata nüüd, me ei tunne üksteist ja tegelikult nüüd mina ja sina ei pea ennast ka tundma. Sest milles ma tunnen ennast liha poolest? Kui ma võtan käsusõna. Mõtteviisi tõttu. Ja liha mõtteviisi, et ma pean, kas või see, et ma pean kuidagi parem olema. Vaata, ma ei saa enam parem olla, kui ma tegelikult olen seda vaiminimese tõttu. Ma olen seda tema vere tõttu, tema elu hinna tõttu. Ma olen nii hästi, sina oled nii hästi. Aga vaata, seda on nagu raske võtta, sest vaata, me oleme saanud nii palju sellist negatiivset hinnangut ja meie enda mõõt on ka enda suhtes inimlikkuses tihtipeale negatiivne. Ja sellepärast see mõte on nii võimas, seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest ja ma ei tunne ennast. Ja kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Nii siis, kui keegi on Kristuses,
siis ta on uus looja. Vana möödas, vaata, uus on sündinud. Ja nüüd on kõik jumalik elu minus ja sinus. Kõik toimib tema enda elutegevuse läbi. Kujuta ette, sul ei ole selle tõttu mitte mingisugust hukkamõistu, mitte mingisugust halvaks olemist, mitte mingisugust väikseks olemist. Kui ainult tema elu tõttu sul on üks hinnang, see, et sa oled isa armastatud laps. See on, no ma väljendan võib-olla mitte nii hästi, aga küsimus ei ole ka nüüd niivõrd minu väljenduses. Küsimus on, et ma ära taban selle isa südame suuruse, isa südame kingituse, mis ta tegi läbi Kristuse minule ja sinule. Et sa oled imeline, sa oled kaunis, sa oled tema puhtus, sa oled tema õigsus, nagu sõna ütles, ühe hetkega. Ja selles me kõnnime ja selles me liigume ja mis iganes olukord, see on, ütleme, kui meid tabavad mingid inimlikud asjad, inimlikud olukorrad, siis see kõik on miraas. See ei ole tõene. Sest tõene on see, et mis nüüd sõna ütleb. Ja sellepärast ongi nüüd vahel meil võitlus, et meie pilk jääb selle miraasi peale või selle nähtavas oleva pettuse peale. Aga vaata, teine pool on see, et sa tunned vahetama seda pettust. Jah, vaata hinges on nüüd see tunne ja vaata see tunne petabki meid ja sellepärast on nii oluline tõe sõna. Vaata näiteks ütleme, ma enne tõin selle näite, Hebrea 10:14. Et kui näiteks nüüd see sõna heliseb mu sees, et ta on mind jäädavalt, lõplikult pühitsenud, igaveseks, lõplikult. Ütleme, kui see sõna tuleb Jumala väes, et küsimus ei ole isegi missugune sõna, aga isegi piisab ühest sõna tunnetusest, siis vaata, nüüd see sõnavägi on suurem kui hinges olev kogemus. Aga nüüd ma saan aru seda, paljudes valdkondades mul ei ole selle tõe sõna, tema loova sõna loovust või ilmutust. Ja nüüd paratamatult ma kõnnin nüüd hinges oleva selle kogemuse läbi ja ma tunnistan seda ja ma räägin mõnda aega. See on teatud aeg, aga selles mõttes on võimas, et see aeg on määratud täis saama. Et nüüd selles alas ma olen nagu alaealine. Ma olen eestkostjate meelevalla all, orjuses, kuigi ma olen kõige isand. Aga ma olen nüüd selles hetkes petetud just selle usu puudumise tõttu, kuigi ma võin ka sõna nagu teada, aga see kogemus või see hinges olev, vaat kui hing ei ole nüüd alistatud vaimule, siis vaata selles valdkonnas ongi nüüd see pettus. Aga vahet ei ole, meid on välja kutsutud. Meid on kutsutud tunnistama seda tunnistust, mida isa on tunnistanud. Vaata, kui me võtame kiiresti lahti selle Galaatia, see on hästi võimas. Galaatia kiri ütleb siin, ütleb 4. peatüki algus, aga see oli väga ilus väljendus, et meie hinges on tihtipeale ja see on nii reaalne. Ja siis tihtipeale ma ütlengi nii, et ma olen selline. Või mis iganes. Need on väga erinevad tunnistused lähtuvad nüüd sellest asjast. Aga sellepärast, et sõna on nüüd sulle lähedal. See on sinu suus ja see on südames. Ja sellepärast Jeesus ütleb ka, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse. Ja see on nüüd üks võitlus. Ja nüüd ütleb niimoodi, ma tahan öelda, 4. peatüki algus, ma tahan öelda, nii kaua kui pärija on väetelaps, sest vaimus on kõik hästi.
vaimus sa oled alati rohkem kui võitja. nüüd tädi on väetilaps, ei erine ta millestki orjast, ehkki ta on kõige isand, vaid ta on eestkostjate ja majapidajate meelevalla all kuni isa määratud tähtajani. nõnda on ka meiega. nõnda on ka meiega, kui me olime väetid lapsed. kui ma olin nüüd teatud eluvaldkonnas, mu kogemus räägib mulle vastu ja mul ei ole ilmutust, mul ei ole sõnaväe toimimist, siis ja midagi ei ole halba, seal ei ole üldse mingi küsimus, aga mu elus on nüüd mingi kaos, kus ma oma hinges kogen negatiivsust või kuidas see nüüd alati väljendub, see nüüd erinev. aga siin ta ütleb niimoodi, väetid lapsed, siis oleme orjuses maailma algainete meelevalla all. nii, aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime siis poja seisu ka selles valdkonnas. ja me oleme kõik seda ilmselt kogenud, et teatud valdkonnas ma olen teatud aeg löögi all. ja kui nüüd sõna ilmub, siis ühes hetkes mul on meelevald, võimekus uskuda tõde. ja selles osas enam hingemaenlane ei saa oma nina pista. ta enam ei saa petta, valetada, sest vaata isegi muidugi on alati hea võidelda, aga vaata, kui ei ole mul nüüd tõetunnetust, siis vaata, ma võin isegi sõidelda, ma võin kuradi peale karjuda, ma võin rääkida iseenesest, ma saan aru, et ju mu hinges on midagi pahasti, aga vaata selles alas ma ei saa, kuigi Jumal võib ilmutada nüüd oma tõde, et ma saan ta välja lüüa. aga nüüd, kui ma olen veel nüüd selle all võitlev, siis jah, see on nüüd selle hetkeni, kui nüüd aeg saab täis. aga igal juhul on vaja sõna uurida, palvetada, osaduses olla, et see tõe sõna tuleb ja tõe sõna lööb platsi puhtaks. ja sellepärast on väga võimas, et me oleme täna kõik erinevates tasandites toimimas ja sellepärast on nii oluline üksteist toetada, üksteist juhatada, üksteist kanda. ka väga oluline on mõnes mõttes nutta koos nutjatega, et juhatada üksteist sellesse seaduslikkusesse, mis Jumal on nüüd meile kinkinud Kristuses, sest sa ei ole enam kaoses isegi siis, kui su hinges veel miski peaks olema või miski peaks veel kuidagi meid hukka mõistma või kaos tekitama, et igal juhul on vaja tunnistada seda tunnistust, mida Kristus tunnistas, kui ta taevad läbis, siis ta ütleb, hoidkem kinni sellest tunnistusest. ja tihtipeale on nii, et vaata teatud sõnaga on ka see, et ta alguses on kuidagi õrna, ta veel ei valitse. aga kui sa hakkad seda välja tunnistama, hakkad seda välja rääkima, mõni asi tuleb ühe hetkega, kohe lööb platsi puhtaks. aga teatud asi tuleb ikkagi sellise võitlemise läbi, et sa hoiad kinni, sa tunnistad, sa jääd sõnasse ja korraga sa koged usuvõimet, sa koged korraga Jumala väe toimimist ja korraga ühes hetkes see toimib juba usu läbi. nii et jah, see on ikkagi usuvõitlus ja sellepärast Jeesus ütlebki et kui te jääte minusse, minu sõnad jäävad teisse, et siis see toimib. ja sõna ütleb veel Johannese kirjas väga selgelt selle mõtte, et ei ole mina
teda armastanud. Vaata, nii palju on seda altpoolt pürgimust ülespoole, et ei ole mina teda armastanud, vaid tema on mind armastanud. Nii. Et see on hästi oluline on seda ära mõista. Et kiitus Jumalale selle eest, mis tema on teinud. Et mina näen täna just seda, et see riietumine uute riietega on nii ülioluline, et ma näeksin just seda, et endised asjad on läinud, vana inimene on kõrvaldatud, kohus on käinud üle selle maailma ja kohus on mõistnud kogu selle vana tasandi surma. See oli nüüd Kristuse kannatuse, Kristuse ristisurma mõte ja sellepärast on üldiselt alati nii, et kui ta võtab midagi enda omast, siis alati tegelikult see baseerub Kristuse kannatusel, see alati baseerub Kristuse surmal ja tema ülestõusmisel. Ja selles on nüüd asjad täiesti teistmoodi, kui ma veel mõnes alas inimlikult mõtlen. Ja sellepärast lihtsalt tuleb nagu kas vahel mõne õe või venna juurde minna. Ja vaata see, või tähendab, keda sa koged, kelle läbi Jumal nüüd räägib sinu ellu. Vaat siin ei ole nii, et nagu vanasti võib-olla kirikus, et nüüd pastor või kirikuõpetaja või kes iganes tiitletega on. Absoluutselt, see absoluutselt ei tööta nii. Aga see mõte on see, et meil on vaja saada armu, sest see hinges olev kogemus tihtipeale on pettus. Ja see alati viib meid allapoole, see alati toob hängistust meie ellu, just seda paha lapse mentaliteeti toob meie ellu. Aga tegelikkuses tões on asi teine. Seal on kõik hästi. Ja sellepärast, kui prohvetlik sõna tabab meie elu, siis vaadake, kindlasti meil on tohutult palju neid kogemusi alateadlikult, kuidas me rõõmutseme, mismoodi me väljendame oma rõõmu, oma just jälle hinges olevat seda emotsiooni, kui tõesõna on tabanud meie elu. Vaat sellepärast on ka piiblis neid väljendeid, need on kõik niisugused huvitavad väljendid, mängides, ringtantsu, plaksutades käsi üles tõstes, tõstke oma pühad käed. Küsimus pole, et me nüüd hakkame väliselt seesuguseid asju tegema. See ei ole mõeldud nii. Aga vaata, kui sa koged tõesõna, isa loovat toimimist, siis see hinges olenev tasand on läinud ja kohe automaatselt see tõe valgus, tõe toimimine on kohe olemas. Nii et kiitus Jumalale. Selgus saab inimene. Jah, inimesel on kohe selge ja asjad on selged. Ja sa oled kohe tema troonisaalis, tema kummardamises, ühes temaga, selles tema liikumises, tema toimimises, et jah, et seda on nii tähtis just endale teadvustada, et ma ei lepi selle kaosega, mis tahab tihtipeale mind kätte saada. Kuigi ma saan aru, et tihtipeale me ei saa ka igaühele võib-olla pihtida, kes ei näe või kes ei, sest et vahel võib isegi juhtuda,
et me teeme isegi oma õel või vennal asja veel hullemaks või veel raskemaks. Aga tegelikult nagu sõna ütleb, et teie vaimulikud juhatage teda õigsusesse. Õigsus nüüd ongi tema lõpetatusesse ja sellepärast Jeesus ütleb ise ka ju ristil selle väljendi, et see on lõpule viidud, see on ära tehtud, see on ära korraldatud, see on nüüd kehtiv. Selle ta nüüd ise pitseeris oma enese verega ja selle tunnistajad nüüd me tegelikult täna oleme ja sellepärast ongi nii, et Jumal on täna nüüd sinu elus voolamas, sinu elus toimib, et sellepärast on nii tähtis, et sa ei alahindaks ennast ja nagu ma selle Timo laulu olen tihtipeale väljendanud, et sa ei ole enam see, mida sa endast mõtled ja sa ei ole ka enam see, mida teised sinust räägivad, aga sellest on vaja natuke nüüd vabaneda ja sellepärast ma saan aru, et mul on võib-olla teinekord kerge rääkida, aga vaata, mõned niisugused negatiivsed asjad võivad olla meie elu tabanud, mõned hinnangud, mõned valusad löögid, mis iganes kelle poolt ja need nüüd kipuvad tihtipeale meie elu saatma, kus ma nüüd olengi vaenlase niisuguse mõju all, et vaata, ma olen ikkagi nüüd kuidagi mitte piisav. Et kogu pimeduse surve kogu aeg on selle poole nagu surutud, aga nüüd selles hetkes meid on kutsutud rääkima elusõna sellele maale, meid on kutsutud rääkima elusõna üksteise ellu ja üksteist rääkima taeva ja üksteist toetama nüüd ka taevas liikuma, taevast kehtestama siia maale, et just selle tõttu, sest see on nii paha ja see on nii vale, et nüüd keegi, kes on võimekam, on nagu vaimulikum, see absoluutselt ei kehti selles päevas. Et selles päevas kõige võimekam inimene koos mittevõimeka inimesega võivad täiesti täpselt liikuda ühes vaimses tasandis, kui nende usk on suunatud Jumala väesse, issanda väelisesse sõnasse. Sest see on nii imeline, et seda piirangut täna ei ole. Ja ometigi, kui me nagu kuulame tihtipeale, siis nii palju tuuakse seda asja kogu aeg sisse. Täna ka sellest raamatust lugesin, siis ma mõtlesin, et kohati on väga head ütelused. Seal kohe esimene lause algas sellega, selle mõttega algas kohe esimene lause, et isa armastab mind ja ma ei saa sellele mitte midagi juurde lisada. Algas nii, aga vaat kuskilt jälle, ja tihtipeale jutlustajatel on tihtipeale vaimust kantud võidmisest lähtuv palju arm, mis voolab. Aga seal samas tuuakse jälle sisse, vaata kas Joosep Prints on selle raamatu kirjutanud Määratud valitsema. Ja vaata, kui ta sõitis kuskil oma autoga, see raamat algab ju sellega, kui te mäletate, tema arvas, et ta kuulutab armu ja siis Jumal ütles talle autos sõites, et tegelikult sa ei kuuluta, sul on arm segatud käsuga ja tihtipeale nii see on ja sellepärast on lihtsalt tähtis kõige aru saada just sellel ristil lõpetatust, et sa oled ülestõusmise poeg
ja sul ei ole enam mingit taaka, sul ei ole enam mitte mingit piirangut. Sind on kutsutud lendama, sind on kutsutud taevast kehtestama, sind on kutsutud olema täies vabaduses liikuma, aga ometigi nüüd see võitlus on meie meeltes ja sellepärast me lihtsalt tahaksime üksteist julgustada, julgemalt selles käima, julgemalt selles liikuma, et seda takistust oleks järjest vähem. Nii et ma mõtlesin, et oleme veel, võtame aega palves lihtsalt olla ja on teinekord hea, kui me oleme keskendunud sellele vaimsele tunnetusele ja sest tegelikult vaata, sa oled käskjalg tema asemel, Kristuse asemel. Sa oled nagu selles mõttes Kristuse asemik, et kogu nüüd issanda täius on määratud voolama sellele maale. Ja sellepärast on nüüd vaja olla julge, olla vaba ja olla sõna otseses mõttes oma isa poeg, oma isa armastatud poeg, tema teod läbi. Ja vaata, kui ma seda nagu üha rohkem hakkan ära tunnetama, siis vaata, sa tahad kogu aeg öelda, isa, ma armastan sind. Isa, ma lihtsalt armastan sind selle teo tõttu, mida sina korraldad. Ja see ei lõpe. Sellel on avarus, sellel on suurus, sellel on laius, sellel on kõrgus. Ja isa kogu aeg tahab seda jätkuvalt teatavaks teha. Ta tahab seda teatavaks teha. Nüüd küsimus ei ole parasjagu meie suutlikkuses, meie tunnetuses, vaid lihtsalt meid on kutsutud seda tunnetust haarama, sest tal on iga ihuliikme kaudu, tal on teatud toimimine sellele maale. Jah, see on ka tõde, me ei saa siin inimlikult üksteist järgida, aga sul on oma toimimine isa elukorralduse läbi selle maa heaks. Sellepärast selles on tohutult ilu iga kaasliikme, iga ihuliikme tegevuse läbi. Saab kõik see asi voolama, toimima ja isa on selle lihtsalt niimoodi seadnud. Et sellepärast lihtsalt su süda peab olema julge ja mind puudutas kunagi, mis isand mulle nagu ütles, oli see, et vaata oma elu, kui asjad on olnud või ei ole jumala, isanda lähedal olutundeliselt olnud ja teatud asjad on pahasti läinud. Et jälgi ennast, kuidas sa mõtled. Ja vaata, praegu siin on natuke teine asi, aga elu olukordades, sest vaata, minu vaimne positsioon on muutumatu. See ei sõltu sellest, kui palju ma kogen võidmist, kui vähe ma kogen võidmist. Näiteks vahel on hea olla, kui sa koged väga teravalt, spetsiifiliselt Kristuse tunnetust. Ja sa saad väga konkreetselt vaimus liikuda teatud suunas. Teinekord sa ei koge nii väga teravalt, aga selles mõttes ta on kehtestanud alaliselt jäädavalt selle olemise, selle tasandi, kus ma saan olla. Nii et see on hästi vahva. Ja nüüd sellepärast on vaja ka õppida, et sa nüüd õpetad kehtestama seda seisundit oma ellu. Et see, mis hinges vahel on, see ei ole alati tõde.
tõde on nüüd tegelikult vaimutunnistus. Ja sellepärast või Korintuse kirja alguses on see mõte, et seda mööda, kuidas tunnistus Kristusest on kinnitatud sinu sees, sinu sisse, seda mööda on sulle armu ja küllust jagatud. Aga vaat me ikka meenutame mingit, kas läbikukkumist, mingit sellist väikseks olemist, aga see on hästi kuri asi. Sellepärast ma Jeesajast loen ikka kogu aeg seda kohta, et ärge meenutage endisi asju. Need asjad on läinud. Sul on üks suurus, üks ilu, üks väelisus, mis on tema sünnitanud, mis on tema loonud. Sest et sa ei ole sündinud enam mehe tahtest ega liha tahtest. Sa oled sündinud oma isast. See on midagi nii võimas, mida Kristuses nüüd isa teostas. Sa oled sündinud sinna. Ja sellepärast nüüd, vaata, kui sa vaimu hakkad liikuma, siis on nii oluline, et sa oled rajatud nüüd sellele, mis on olnud tema tegu. Ja nüüd selles tunnetuses need, kuidas me ütleme, need laskmised, kui ma niimoodi väljendan, need hakkavad nüüd toimima, et sa hakkad kehtestama isa korraldust, aga see on selles julguses, selles tunnetuses, et sa oled armastatud, sa oled vastu võetud. Sa oled temast toimiv. Selle toimimise läbi, sest näiteks me võime ka palves teinekord väga palju tiirelda jälle enda niisuguse selle olukorra ümber ja selle valu ümber ja muidugi me oleme ka kuulnud, et inimene alguses hakkab tiirlema selle ümber ja ühes hetkes, vaata see läheb. Ühes hetkes tuleb täiesti teine tasand. Aga tegelikult ma ei peaks üldse tiirlema selles, nagu ma ütlesin. Sest kui ma ka ei tunne, see on mu sees. Nüüd ühes hetkes on see tunnetus, teises hetkes ei ole. Aga see on alati meie sees. Sest me oleme tema tempel, me oleme tema teos. Ma saan muidugi aru, et selles tunnetuses, kui see tuleb, seal saad konkreetselt tunnetuslikult liikuda, rääkida väga konkreetselt asju sellest tunnetusest lähtuvalt. Vahel, kui see tunnetus ei ole nii konkreetne ja nii võimas, siis on võib-olla täpselt ei saa rääkida. Aga see asja olemus on alati sinu sees. Ja sa oled alati oma isa poeg. Sa oled alati oma isa armastatud. Vaimu tasandis oled. Jah, see ei muutu. Ja sellepärast sõna ütlebki, et ei ole absoluutselt mitte mingisugust hukkamõistu. Sest sa oled Kristuses. Nii, aga võtame aega ja õnnistame ja räägime, sest ma nii, see nüüd, mina isiklikult kogen seda, kuidas sellel maal on kõrvad. Ja kuidas meie hääl, Jumala poegade hääl, peab tabama neid kõrvu. Ja kui Jumala poegade hääl, ehk see vaimu hääl, tabab neid kõrvu, siis tegelikult läbi nende kõrvade kõik see, mis on kaoses, saab elustatud. Sest sellel maal on igal juhul määratud elu. Ja vaadake, see elu ei ole selle läbi, et me oleme kui seda väärt või me oleme inimlikkuses üldse midagi ära teinud. Küsimus ei ole sellest, vaid meil on üks alus. See on isast, kõik mis on isast välju, peab saama jälle tagasi isa juurde. Ja nüüd see küsimus ei ole, vaata, liialt on vahel rõhutatud, kui veripunased on need patud.
no see on selge, et kõik, mis on lahutatud, on kaoses. Ja me ei tee seda oma pingutuse, oma pikkade palvete või oma asjadega. Ühendumisega. Jah, see ei ole see, aga see on ära tunnetamine. See on isa armastuse avastamine ja selles armastuses meil tuleb nüüd üks toimimine, mida me lihtsalt väljendame. Isa, me lihtsalt oleme siin ja isa, me oleme nagu väikesed lapsed vaatlemas ja uurimas toimub, et ja mida rohkem me nüüd selles tõesõnas, selles nägemises õpime liikuma, seda rohkem ka hing alistub teda juubeldama, kogema kõike seda rõõmu, õitsust, kõike seda. Nii et kõik need negatiivsed asjad saavad seda vähem meie elu mõjutada ja kõik see pettus. Ja seepärast Paulus ütleb, et me selle tõesõna läbi võtame siis kõik vangi. Ja sellele negatiivsele kuulutame kadu. See ju ka halistub kõik ju. Just. Ja see peab kõik kuulama tõesõna. See kõik peab oma kõrvad avama ja kuulama. Amen. Ja selleks hääleks nüüd oled sina sellel maal. Nii et see on hästi vahva. Ja küsimus ei ole niivõrd selles emotsioonis, välises emotsioonis. Me tihtipeale vahel mõtleme, et see väline emotsioon on nagu, see on lihtsalt hinge niisugune peegeldus ja see võib igaühel olla erinev. Ja see võib ka väga teinekord olla väga rahulik, väga ilma emotsioonita ja tegelikult see võib ka teinekord väljenduda nii, et sa sosinal väga vaikselt ilma emotsiooniga räägid elusõna kuhugile, kellegile. Et see ei ole eelkõige emotsioon, sest mina igal juhul olen vahel väga kahtlen emotsioonide suhtes, kuigi ma olen ise ka väga emotsionaalne inimene, aga küsimus on selle asja olemus ära tajuda, et ära mõista see tõde ja sellepärast ma ütlen väga kindlalt ühte, et Jumal laseb meil teinekord käia sellistest tasanditest läbi, kus mul ei ole seda kogemust. Aga nüüd see on selles mõttes väga võimas, ma usulu alguses vihkasin niisuguseid hetki, kui ma ei kogenud või ei tunnetanud. Aga täna ma nüüd armastan seda, et mu tunne või mu kogemus ei saa mind saata. See ei ole asi omaette. Palju olulisem on selle asja olemus, mille on tema kehtestanud oma risti surmas meie ellu. Ja see on tegelikult võimas, kui me õpime nüüd usus kehtestama, usus rääkima. Nii et kiitus Issandale, et olge jätkuvalt õnnistatud ja julgustatud ja just see on see, et me ei pea enam kõike seda kuulutust, mis on lihale kuulutatud, selles enam kõndima. Sellepärast, vaata, Kolossa kiri ütleb, ma olen kunagi lugenud, ma korra tulen veel selle salmi juurde, aga ma siis tõesti lõpetan. Vaata, see nii ilusasti oli see Kolossa 2. See nii armsasti ja imeliselt on öeldud. See on vist Kolossa 2 ütleb nii. Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele või algjõududele, see tähendab lihalikkusele või inimlikkusele surnud, eks ole. Ja me oleme surnud, sest me ei ole ise surmanud, tema on meid surmanud. Siin ei ole üldse absoluutselt meie tegu.
tema on surmanud ja vaata siis ta, mul see läbistab mu südame. Miks te siis lasete endale teha just käsust tulenevaid korraldusi? Või mõjutada. No jah, kõik, mis on lihakorraldus. Sest kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks lasete endale teha korraldusi nagu elaksite selles maailmas. Sest me ei ela enam selles, me oleme taevas. Me oleme taevalikus olukorras, me ei ole enam. Ja nüüd 21. salm, mis on kõigil teada, aga toob lihtsalt näited, mis on kirjatähest olenevad korraldused, ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta, kõik, mis igasugune tasand ütleb. No see on kontrolliv. Kõik inimesed. Ja ta ütleb siin veel lõpus, et need on vaid inimeste käskimised ja õpetused, mis on küll tarkuse moodi isetehtud vagadus, sest vaata, ma ei saa oma liha teha alandlikuks. Vaata, kui palju räägitakse, et oleme alandlikud. Ja ma saan aru sellest igatsusest, aga ilma tema nägemiseta, ilma tõe mõistmiseta. Tähendab, ma võin küll inimlikult püüda olla alandlik, tegelikult see on mäng. Ja tegelikult, kui ma nüüd näiteks olen hästi alandlik inimene, vaimulik, ma olen 40 aasta jooksul näinud palju. Nüüd ma olen üks vaimulik tegelane ja olen alandlik. Aga nüüd, kui keegi tuleb, korralikult astub mu varba peale, ma toon pildi keeles, siis on minul küsimus, kus on nüüd mu tõeline alandlikkus. Sest tegelikult, ja vaata, sellepärast ta siin nüüd ütlebki selle väljendi, see on tarkuse moodi, isetehtud vagadus ja alandlikkus, karmus oma ihu vastu. Aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks. Ja nüüd kohe kolmas peatükk nüüd algab. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles tõusnud, siis vaatle, haara, mis taevas on sulle kinkinud. Ja vaata, kui sa hakkad seda nägema, siis ei ole, et Leevi, ole alandlik. See on siis hästi kõmal. Sa lihtsalt oled. See ei saa olla, et sa siis, järsku sa oled teistmoodi. See ei saa olla. Ja vaata, kas ma ükskord jagasin seda, vaata 4 salmi on siis mõelge sellele, mis on üleval ja kui Kristus sinu elu. Ja vaata nüüd 5 salm ja siin hakkab nüüd justkui kõik käsusõna. Surmake, pange maha, lõpetage. Aga see on antud justkui inimlik korraldus. Aga tegelikult, kui sa käid taevastes, siis sa selle elu läbi, see lakkab olema. See ei ole nii, et sest Rooma 7 on väga selge. Leevi oma olemises on lihalik, kui ma ei ole tõesõna sügavust ära mõistnud. Ja nüüd seespidis inimese poolest, mul on suur igatsus. Palju olla. Aga ma ei suuda seda rakendada. Suudan ainult nende vastu, kes mind armastavad, kes minu vastu on head. Aga ma tean seda, ma ei taha seda nüüd küll rääkida, see ei ole nüüd ilus aga ma olen ju näinud pastorite karjast elust, kes teisi kutsuvad üles kõiki neid lihakorraldusi tegema. Aga kui tuleb ennast tabab üks väikene surve, kus nad siis on? Hullemad kui need. Siis on kohutavad asjad. Aga kõige parem on ju, kõige parem, see ei ole, selles mõttes keegi, kõik pingutavad. Aga see vaimulik saavutus ei ole see, nagu siin, nagu ta ütles, mis on küll tarkuse moodi, isetehtud vagadus, isetehtud alandlikkus. Et ma võin mingil määral saavutada väliselt. Aga kui nüüd tulevad surved, tulevad pressid, siis ühel hetkel selle surve all mu elu plahvatab.
ja siis, kes ma tegelikult olen. Ja siin ma olen nagu pettunud, et noh, vaat näed, siin ma nüüd tegelikult olen. Aga sellepärast Rooma 7 ütleb väga selgelt, käsk on vaimne, nüüd mina lihalik. Aga nüüd sellest päevast, sellepärast ma rõhutan üles tõusmist, tema surma. Ma ei ole ja sina ei ole enam lihalik. Aga nüüd sul on vaja selle vaimse reaalsusega kokku saada, et vabaneda. Ja sellepärast Paulus ütleb, et ma olen meeleldi survete all. Ja see on nii tegelikult vahva, et mida sa enne ei ole suutnud, siis nüüd võid korraga löökid alla sattuda ja sa ei reageeri enam sellele. Sa ei tõesta enam midagi, ühesõnaga seal tuleb tema elu esile, tema toimimine, see võib muidugi igas olukorras surve all tulla erinevalt esile. Aga seal on nüüd juba tema elu. Aga siin ma ei taha kedagi hukka mõista selle tõttu, et me ju siiralt üritame seda vaimulikku elu kuidagi esile tuua. Sest ma ei taha rääkida naljakaid lugusid pastorite eludest, asjadest, sest et noh, ma saan aru, et keegi ei mängi nagu teadlikult, sest kõik igatsevad, kõik teevad parima, aga inimene oma inimlikkuses ei suuda ennast muuta. See ei olegi mõelda. Ja vaata, nüüd on see ongi nüüd, kui ma olen Rooma 7. peatükis ja kui ma olen üritanud ennast muuta ja ma olen nagu läbi kukkunud ja läbi kukkunud ja läbi kukkunud, siis vaata, on nii palju, on sellist ütelust kristlaste keskel, aga noh, mis teha, me oleme ju inimesed. No olete kuulnud sellist, et noh, midagi ei ole teha, aga tegelikult Jumalal on tõeline vastus ja sellepärast ta siin ütleb, et see on küll tarkuse nägu, oma tehtud vagadus, oma tehtud alandlikkus ja kuskil Kolossa kirjas ta ütleb veel alandlikkuse kohta väga teravalt. Noh, ma tean, mida ma räägin, vaata Kolossa kirjas, kas see oli 2, ma võtan korra kiiresti veel lahti, see on Kolossa kirjas on kuskil veel hästi jah, ma vist praegu siin ta ütlebki 2.18. Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkusega. Inimlikult. Jah, tegelikult inimlik alandlikkus, noh, on, ma ütlen, et inimesel on, kui ta treenib oma alandlikkust, on midagi võimalik saavutada. Vaadake, kõik religioonid on inimlikkuses mingi mõõt, kuskil midagi saavutada, aga kuskil on piir. Ja sellepärast on siin karm ütelus, ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse, siis inglite teenimise kaudu ja kes selle üle, mis ta on näinud nägemuses. Nüüd teine tõlge ütleb, mis ta ei ole näinud. Asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb. Nüüd ma mingil ajal olin väikses segaduses, üks tõlge ütleb, ja nüüd see on nüüd 68 aastat, üks tõlge ütleb, mis ta on näinud, ja nüüd uue tõlge ütleb, mis ta pole näinud. Aga tegelikult see on, mõlemad on nagu õiged, üks on lihalikkuses näinud, aga tegelikult ta ei ole seda näinud. Vaimselt arvanud ei ole. Tegelikult ta ei ole vaimselt näinud. Ja nüüd oma lihalikus meelsuses siis hoopleb, ega hoia kinni peast. Ehk jälle temas toimub. Ja siin ta siis kohe tuleb see 20 salm ka, et mida ma enne lugesin. Nagu elaksite alles selles maailmas. Jah, et see on nii vahva on sõna näha ja seal samas me oleme kõik kasvamises. Ja
mitte ühestki tasandist ei tule ühtegi pingutust, et nüüd meie pingutus midagi lisab juurde. Sest see kõik on tema elu esiletulek. Ja kohati see vaimus olev tasand, see tundub või teinekord isegi natukene inimesi häirib, sest mul ei ole seal inimlikku alandlikkust, sest vaimus olev on ju see, mis tema elu toimimisest tuleb esile. Ja see võib teinekord olla üsna lihale, üsna terav, üsna selline mõistmatu, jah, just võib-olla mõistmatu, sest me oma nii-öelda mõistlikkuses tahame inimlikku niisugust alandlikkust, aga nüüd tema elu olemus on tema armastus ja see on teinekord jah, hästi huvitavalt toimib, et sellepärast ka ärkamistes toimub, on olnud tihtipeale eelnevale ärkamisele vastuvõetamatu ja sobimatu, sest eelmises ärkamises ei ole selliseid väeavaldusi olnud, ei ole sellisel viisil olnud asju ja sellepärast ja, aga olge väga õnnistatud ja sina oled käskjalg Kristuse asemel edastamas. Nii on. Ja see ei ole nagu üldse küsimus, mis meie hinges